Paljud inimesed unistavad finantsvabadusest, elust, kus raha töötab nende eest. Aga kui vaadata ringi, siis näeme, et on inimesi, kes teenivad 3000 eurot kuus ja on pidevalt raha hädas. Samal ajal on neid, kes teenivad poole vähem, aga elavad rahulikult ja koguvad investeeringuteks. Võti ei ole ainult see, kui palju sa teenid. Võti on selles, kuidas sa oma raha juhid, kui teadlikud on su valikud ja millist elu sa tegelikult tahad elada. Raha ja vabaduse illusioon. Raha tundub olevat vabaduse võti, aga kui raha saab eesmärgiks, siis vabadus kaob. Paljud töötavad 40 aastat, et koguda piisavalt ja kui see lõpuks käes on, pole neil enam tervist ega huvi seda elu nautida. Finantsvabadus ei tähenda rikkust. See tähendab, et sul on passiivne sissetulek, mis katab kulud ja sa saad valida, kas ja kui palju sa töötad. See on sisemine teadmine, et sa ei ela enam ellujäämise, vaid valiku pealt. Liitintressimaagia, aeg on sinu liitlane. Finantsvabaduse suurim relv ei ole risk ega geniaalne investeering. See on aeg. Liitintress tähendab, et su raha teenib tootlust ja järgmisel aastal teenib tootlust nii algne investeering kui juba see tootlus ise. See on nagu lumepall, mis iga ringiga kasvab suuremaks. Näiteks, kui investeerid 200 eurot kuus ja teenid 7% aastas, siis 40 aasta pärast on sul üle $500 000. Kui aga ootad ja alustasid 30-ndates, pead panema 2 korda rohkem, et sama tulemuseni jõuda. Liitintress on lihtne, aga julm, see karistab edasilükkamist. Erinevad teed finantsvabaduseni. Finantsvabadus saab saavutada mitut moodi. Aeglane ja kindel tee. Indeksfondid, pensionifondid, dividendiaktsiad sobib neile, kes tahavad rahulikku kasvu ja kindlustunnet. Keskmine tee, üürikinnisvara, ettevõtted, aktiivne investeerimine. See nõuab teadmisi, aga võib kiirendada protsessi mitu korda. Kiire, aga riskantne tee, ettevõtlus, iduinvesteeringud, krüpto. Siin võid saavutada vabaduse 5-10 aastaga või kaotada kõik. Aga ükskõik, millist teed sa valid, ainus kindel tee on järjepidevus. Süsteem, kus iga kuu liigub osa rahast sinu tulevikku. Elustiili mõju, kui palju on piisavalt. Finantsvabaduse valem ei ole ainult rohkem teenida, vaid ka vähem vajada. Kui su kulud on 1500 eurot, on finantsvabadus palju lähemal kui siis, kui kulutad 4000. Vabadus ei tule ainult tulude suurendamisest, see tuleb elustiili lihtsustamisest. Aga lihtsus ei tähenda loobumist. See tähendab, et sa kulutad asjadele, mis on sinu jaoks päriselt olulised. Kui sa kogud raha, aga keelad endale elada, siis ei kogu sa vabadust. Sa kogud kahetsust. Kuluta oma väärtuste järgi. Kui miski teeb sind päriselt õnnelikuks, siis see ei ole kulu. See on investeering sinu ellu. Kõige ohtlikum on elada nagu rott. Ootad, kuni miljoni portfell on lõpuks koos, aga seni sööd kiirnuudleid ja lühendad nii iga päevaga oma tervena elatud aastaid. Sa säästad küll tuleviku jaoks, aga elu ise läheb mööda. Finantsvabadus ei ole ainult Excel ega investeerimisplaan. See on 2 asja koosmõju. Tark rahakasvatus ja tark elamine. Kui sa ehitad korraga nii portfelli kui ka rahu ise endas, jõuad kiiremini punkti, kus tunned, et su elu on juba vaba, mitte 30 aasta pärast, vaid praegu. Raha võib osta valikuvabaduse, aga mitte sisemise rahu. Tõeline vabadus algab seespoolt.